koolimaja sai ka natuke koduseks, aga mul on hea meel, et ta ei ole lihtsalt jäänud seisma, et midagi mõnusat saab siia olema. Ja nagu ma näen, siis ehitus käib täiega. Ehitus käib täiega. Hakkab iga nädal töömeestele süüa. Sul tuli see mõte? Üks suur koolimaja. Jumma iga oli mul oli. Tegelikult sellest, et tekkis huvi hobuste vastu. Siis tekkis mõte, et miks mitte ühildada kaks asja, et armastus hobuste vastu ja siis päästa üks koolimaja siin kandis. Siis ma võtsin endale appi Vihli, leidsin hobuse inimeste kaudu, sellest keskkonnast, kuna tahaks ikka selle aasta lõpus majja saada inimesed hobused. Kummad nüüd tähtsamad on? Mõlemad, ühendaks on jaganud kahte ossa selle hobusele maja, ongi Ratsekeskus külaliste maja. Aga esmalt tahaks ise saada hobused. Et meil nüüd tuleb lähipäevil tulevad Leedust, tulevad hobuste boksid. Ja siis vanasse võimlasse koos siis juurde ehitusega saab siis 30 hobust mahtama siia. Ja siis maneesi, kass on juba õppaega vist, aga siis nüüd paneme lekid ümber, nii et sellest lõpus peaks saama siis juba oma hobused siia tuua, pluss siis veel asutada ka maneesis, et on koht, kus trenni teha, koht hobuseid hoida. Aga juba siis tegelikult selle aasta märtsist, 23. märts ma avasin need väikse saali juba all, mis endine kooli söögisaal oli. Ja nüüd siis mõned nädalad tagasi avasime suure saali, et tegelikult juba toitlustusüritusi teeme. Inimestele meeldib, et on ruum, kus ollakse, on meeldiv ja toit, mis hambale panna on meeldiv. Ja me oleme tegelikult ju nii selle Kildu külade ühendusega kui ka siis laiemalt kogu selle vastamise küladega minu arvates siiamaani hästi läbi saanud.